Head meeleavaldajad, head julged inimesed. Mina tunnen, et 25 aastat on möödas. Ring on täis saanud. 25 aastat tagasi me rääkisime. Peatagem Lasnamäe. Mida me peame täna tegema? Peatagem getod. Kas see on areng? Kas see on areng, et 25 aastat hiljem peame me hakkama hüüdma peatagem getod, seda sama laulu laulma uute sõnadega? Kas see on areng? See on taandareng. Me oleme tunnistajaks suurele pettusele. Milles see pettus seisneb? Esimene pettus on selles, et see kriis, mis Vahemerel on, et see on ajutine. Me toome teile 100 tükki. See on suurim pettus, sest 100-le järgneb 1000, 1000-le järgneb 5000, 5000-le 10 000. Selle tõestuseks on Rootsi, meie kallis naaberriik, kus elab 600 000 moslemit. See ei lõppe nii ja oravad ütlesid, nad maksavad 40 miljonit eurot saavad Euroopa Liidust, et ehitada üles taristu ja kui taristu on valmis, siis puuduvad igasugused argumendid, et me ei saa enam vastu võtta. Tulevad uued vaokülad, kus on 100 inimest, 200 inimest ja kohalikke on 10, 20, 30. Kas teie tahaksite sellises vaokülas elada, kus rohkem kui kohalikku rahvast on võõraid? Mul on neist kahju. Mul on kahju rootslastest, sest nemad, ma olen näinud, Tallinnas elavad Rootsi pagulased, kes on põgelenud pagulaste eest. Nad ei tunne ennast koduselt, nad elavad siin, sest nad on kaotanud kodutunde. Kas me tahame seda? See pettus on suurejooneline ka sellepärast, et ükski normaalne pagulane ei tule 4000 kilomeetri kaugusele, vaid ta tahab koju tagasi. Iga pagulane tunneks endas hästi, kui ta elaks naaberriigis ja ootaks võimalust koju pääseda. Need, kes siia tulevad, ei lähe iialgi tagasi. Ainukesed, kes lähevad tagasi, on ISISe terroristid. Neid värvatakse juba Soomes kaubanduskeskustes. Eesti ajalehed on sellest ammu rääkinud. Kas me tahame, et kaubanduskeskustes hakatakse terroriste värvama? Head sõbrad, me oleme julged. Me ei taha, et meile tuleks kõik see katastroof, mis on mujal juhtunud. Kas me tahame, et Euroopa oleks selline? Kas me sellist Euroopat tahtsime, kus kõige levinum poisslapse nimi on mõnes linnas Muhammed? Kas me sellist Euroopat tahtsime nagu Belgias, kus kõnnivad sõjavägi tänaval, relvad käes ja jahivad terroriste? Kas me sellist Eestit tahtsime, kus meil on vaokülasid sadu? Head sõbrad, ma kuulsin mõni päev tagasi, ütles Rõivas siinsamas, et ahaa, teil on plakatid valmis, ma tean, aga Euroopa Komisjoni kõrvad on kurdid teie plakatitele. Teeme kõva häält, nad on praegu kõik seal, täna tuleb ööistung, et nad kuuleksid. Ei immigratsioonile! Veel kõvemini! Veel kõvemini, et nad kuuleksid! Meie seisame, ma näen, teie jõuga, see annab meile julgust ja jaksu vastu seista. Aitäh teile!